Ega vist enam ei ole meeles inimestele, et Reformierakond alustas seda aastat suure kampaaniaga, et on võit. Inimesed võitsid, neil pidi rohkem raha alles jääma ja siis tuli külm talv ja elektri- ja küttearved ja ei ole veel kohanud ainsatki inimest terve Eesti peale, kes oleks tundnud, et ta on võitjate poolel. Ma ei ole muidugi suhelnud liiga palju reformierakondlastega. Nii et see nende kaval plaan oma väikest protsendikest upitada riigieelarve pankroti ajamisega lendas vastu taevast kiiremini, kui keegi oleks võinud arvata. Ja ega ei ole ka kõigil enam vist meeles seegi, et aastat me alustasime sellega, et sõna otseses mõttes inimesed külmusid oma kodudes surnuks. Neid numbreid siin raporteeriti vahepeal iga nädal või iga päev, aga neid oli suur hulk inimesi, kes külmusid oma kodudes surnuks lihtsalt sel põhjusel, et nad ei saanud oma kodu küttest. See oli neile võimatu rahaliselt. Ja mis selle peale teeb meile reformierakondlik valitsus? Kehitab õlgu, ütleb, et turumajandus ja me teeme tuulikuid juurde, siis läheb odavamaks. Ei lähe odavamaks. Tuulikud ongi see põhjus, miks on kalliks läinud meil elekter. Päikese ja kogu see nii-öelda juhitamatu elektri upitamine on see põhjus, miks meil on läinud elekter kallimaks. Ja siis, kui me toome neid võrdluseid, siis hakkab numbritega hämamine. Ja tõesti, mulle meeldib tuua näitena, sest et see on ilus näide ja see on näide sellest, et on võimalik. Aastat 2020, kui keskmine elektri hind, börsihind, keskmine börsihind, sellega inimesed kes tegid endale fikseeritud leppeid, said veel odavamalt, oli 33,7 eurot megavati pealt. 33. Ütleme siis 3 senti kilovatt on see, kui me inimkeeli mõõdame. Ja selle hinna juures, see 33, oli Eesti Energia kasumis 20 miljoni euroga. Kasumis. Ei teeninud kahjumit. Pange tähele. Ja siis, aga selle peale ütleb mulle Kristen Michal, et 20 aasta on ebanormaalne, seda ei maksa eeskujuks võtta. Hea küll, lähme mõned aastad tagasi. 2018 oli kallim tõesti 46 eurot megavati eest. Ja selle juures oli Eesti Energia kasum 128 miljonit. 2019 aasta elektri keskmine hind oli 45. Jah, ikka kallim kui 33, aga täiesti mõistlik hind. Selle juures Eesti Energia kasum 23 miljonit eurot. Nii, ja siis tulevad riigi kordategijad, eelarve tasakaalu ajad ja majanduse kasvama panijad riigipöördega võimule siin prokuratuuri abil ja hakkab elektri hind kerima. 86,7 on keskmine hind. Aga ei ole halba ilma head, eks reformierakondlased oskavad. Vähemalt Eesti Energia kasum 145 miljonit. Et kõik selle raha, mis inimestelt ära võeti, sai riigieelarvesse läbi kasumi. 22. aasta, kui Kaja Kallas meie siis energiakriisi edendama hakkas, keskmine hind 192,8 eurot megavati kohta. Keskmine hind. Me mäletame päevasid, kus tegelik hind oli siin tuhandetes. Aga keskmine hind. Ja jälle, kuhu raha läks? Raha läks riigieelarvesse. Eesti Energia kasum 243 miljonit eurot. Ütleme niimoodi, et motivatsioon sellele valitsusele, et tema monopoolne firma teeniks kõvasti riigieelarvesse tulu, on täiesti nähtav siin. 23. aasta elektri hind 90 eurot megavatt, 90,8 ja küll oleme täpsed. Võrreldes 33 või 45 on see ikka mitu korda kõrgem, 2-3 korda kõrgem. Aga enne imet valitsus suudab Eesti Energia kahjumisse viia selle hinna juures. 422 miljonit on kahjum. Tegelikult me teame, kus see kahjum oli, kanti varasid maha ja see varade maha kandmine on väga küsitav, aga isegi kõrge hinna puhul sadadesse miljonitesse ulatuv kahju. 24. aastal keskmine hind 87,3. Põhimõtteliselt kasum oli nulli lähedane, seal 10 miljonit. Ja 25. aasta hind on 80,4 eurot megavatt ja jälle Eesti Energia on kahjumis. Jah, kui sa tehniliselt väidad, viimastel aastatel on hind alla tulnud 192 pealt, 90 peale, 90 pealt, 87 peale, 87 pealt, 80 peale. Graafikus on võimalik joonistada küll, et näete, hind on alla tulnud. Aga kui sa võtad alguspunktiks Reformierakonna võimuperioodi, siis on
jah, hind alla tulnud, aga kui sa lähed sellest 2 või 3 aastat tagasi, siis on hind ikka, vastavalt sellele, millega võrdled, kas 10 korda kõrgem kui normaalsel ajal või 5 või 7 korda kõrgem kui normaalsel ajal. Et see jutt, mida meile siin räägitakse, et elektri hind on odavamaks läinud, on tüüpiline statistikaga manipuleerimine ja inimestele näkku valetamine. Elektri hind on võrreldes normaalse hinnaga ikka pööraselt kallis. Ja tulemuseks on see, et meie tööstus sureb, eksport sureb, maksulaekumised on känguvad ja inimesed on vaesed. Ostujõud Eestis on Euroopa kõige kiiremini langev ostujõud, inflatsioon on Euroopa kõige kiirem, majanduslangus on olnud Euroopa kõige sügavama ja kõige pikem. Ja mis on tulemus? Viimase 5 aastaga, kui Reformierakond on võimul olnud, on riigieelarve miinusesse aetud igal jumala aastal suurusjärgus selle ühele või teisele poole miljardit. Nüüd me oleme jõudnud 2 miljardilise eelarve miinuseni, sest majandus on põhja lastud suures osas elektripoliitika ja energiapoliitika tõttu. Ja järgmise 4 aasta jooksul kavatsetakse, riigivõlga on nüüd 2-kordistatud, järgmise 4 aasta jooksul 2-kordistatakse veel. 2-kordistatakse veel. 21. aastal maksis Eesti riik intressikulu oma laenu pealt 26 miljonit. Me praegu maksame juba üle 200 miljoni, varsti maksame 700 miljonit. Et see on siis riigieelarve kordategijad meil. Jürgen Ligid, Mart Võrklaevad, Anneli Akkermannid, Michalid ja Kaja Kallased. Kuidas nad on riigieelarve nii pekki keeranud? Energiapoliitikaga. Ja inimesed kannatavad.